Ungaris toimusid eile ajaloolised parlamendivalimised, mis lõpetasid Viktor Orbáni 16 aastat kestnud võimuloleku. Uueks peaministriks saab opositsionäär Péter Magyar ja seda mäekõrguse toetusega. Köszönöm nektek, hogy elhittétek, hogy meg lehet csinálni. Köszönöm, hogy elhittétek, hogy megváltoztathatjuk a sorsunkat. Magyar koos oma Tissa parteiga saavutasid 199-kohalises parlamendis 138 kohta, kindlustades endale konstitutsioonilise 2/3 enamuse. See tähendab, et Magyar saab vajadusel muuta Ungari põhiseadust. Viktor Orbáni parteile jagus parlamendis vaid 55 kohta. A magyar emberek ma igent mondtak Európára, igent mondtak a szabad Magyarországra. Kui algselt arvati, et häälte kokkulugemine võib võtta kaua aega ja tulemusi niipea oodata ei ole, siis reaalsus oli hoopis teine. Ungari pealinna Budapesti tänavad täitusid eile õhtul juba varakult juubeldava rahvamassiga. Rahvamass siis suundus sinna Magyari peole ja lipud kõik väljas ja karjusid ja siis nagu huilgasid ja rõõmustasid ja karjusid ka väga palju, et Orbán on nii-öelda halb siis on ju, et ja kallistati, inimesed nutsid, kõik olid väljas. Tehti nalja ka, et homme vist keegi tööle ei lähe või kui läheb, siis kodukontoris. Aga et see oli ikka võimas, jah. Kuidagi vabaduse nagu hõngus ikka maitse tuli, et see oli kindlalt aru saada, et see ei olnud nagu mingi tavalised valimised, et see oli väga oluline neile ja seda oli sellest juubeldamisest väga hästi aru saada. Amazing! We can't describe it. We cannot describe it. We are so happy that Orbán is finally gone. Yes. We did not believe that there is a change. We are glad to feel some sense of hope finally. Yes! After We changed the system. We changed the system. Ruski Gaza! Ruski Gaza! Ruski Gaza! Valimisaktiivsus Ungaris oli aga rekordkõrge, 79,5%. Kuna Magyari võit oli mäekõrgune, ei jäänud Orbánile eile õhtul muud üle, kui tunnistada toetajatele peetud kõnes oma kaotust. A választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam. Euroopa Liidule on Magyari võit positiivne uudis. Need valimised siis loovad vähemalt eelduse selleks, et Ungari näol kaob takistus siis Ukraina suunas abi andmisel, mis on tõesti kriitilise tähtsusega praegu Ukrainale 90 miljardilise abipaketi andmine, aga ka näiteks liitumiskõneluste alustamine ja mitmed teised teemad. Samamoodi ka Euroopa sellise ühtsema, tugevama siis positsiooni kujundamine täna tõenäoliselt on natukene lihtsam, aga need on ainult eeldused, et ikkagi ametisse astuv valitsus peab kinnitama, et ta sellel suunal ka liikuma hakkab. Valimiste teemal võttis täna sõna ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, kes avaldas lootust, et Moskva saab jätkata Ungari uue juhtkonnaga pragmaatilisi kontakte. Ma arvan, et see on väga suur kaotus Venemaale, et Venemaa peab ju varjatud sõda Euroopa vastu ja üks agent või vasall, mis neil oli Orbáni valitsus, Orbáni juhitud valitsus. Me nägime, kui palju ta panustas Orbáni toetuseks, aga ikkagi ungarlased näitasid, et venelased võiksid koju minna.